kui sul on selge lemmikharjutuse see tavaline variant. Ja nii edasi, et 2 ja 3 ja 3 ja 4-ga. Kui sa seda veel õppinud ei ole, siis ma soovitan toda enne õppida. Järgmine variant on siis 1 3 ja 2 4. Ehk siis 1 3. Alustad sealt, kust lõpetasid. 1 3 1 3 ja 1 veel. 1 3 ja tagasi. 1 3 ja 1 3 1. Ja nüüd jälgi, kuidas ma seda teen. 3 1 3 ja nüüd 2 4 2 4 ja liigud samamoodi. 2 4 2 4 2 ja 4 ja tagasi. Ja ülemist tõmbad ainult ühe korra. Ja siis järgmine keel. Täiesti okei on teha seda ühe keele jagu. Nii et teed tavalemmikharjutust ühe keele jagu ja seda ühe keele jagu. Aga oluline on, et hästi korralikult teha. Ehk siis hästi sõrme otsaga, astmetradi kõrvale ja ülejäänud sõrmed hoiad oma vahekohal hästi selle sama keele lähedal ja püüa muidugi liigub kogu aeg kaasa, ehk siis püüa on 1 ja 3 vahel ja pärast siis 2 hästi korralikult ja pärast ka samamoodi, et ei lase seda esimest sõrme näiteks niimoodi siia üles, vaid hoiate siin kohal, selle sama keele kohal oma vahe juures. Jälgi, et need sõrmed siin kuskile ennast liiga kaugele ära sirjutama ja hakkad nagu sõidaks minema siit. Ja ei lase läbi vajuda löödiks sõrmi. Kõik liigesed peavad olema niipidi kõverdatud, niipidi läbi vaju ja ka niipidi läbi vaju. Hästi paljudel alguses see 4. sõrm hakkab niimoodi läbi vajuma või siis just nii teistpidi. Ehk siis 4. sõrm hästi korralikult ja 4. sõrme jaoks see korralikult tähendas siis hästi viltu. Hästi viltu. Õige sõrme ots ja viltu. Sest kui sa ajad 4. sõrme otsaks, siis läheb ülejäänud käsi viltu. Või siis kui sa ajad ülejäänud käe otse ja ajad 4. otsa, siis 4. juhtubki see, et ta läheb siit see liiges lukku. Ja see on jama, sest siis sa enam ei kontrolli seda sõrme korralikult. Loodan, et said selle uue lemmikharjutuse teise variandi selgeks. Head harjutamist, head harjutuste tegemist ja näeme järgmises videos.